piisab ühest, eelmine aasta käis, laps käis kohal, üksi. Aga ei olnud, mulle sobib. Ma ei pea üksi rääkinud ja ma pean selle Ingmariga monoloogi tegema. Okei. Kohustus slaid. Teadusverdi toetab seda volitust. Teadusverdi raha tuleb. Teadusverdi Eesti riigi raha on, siis on teadusverdi liit. Et on nii veel aine. Ma ei tea. Ma ei ole veel raha. Ja tegelikult programmi üldse veel teaduskool. Nipet-näpet. Arvutusinstituut. Anname mõned ruumid. Ja suurem liit siis haridus- teadusministeerium. Aga see selleks üldse oluline. Nii, ühesõnaga First Lego League siis. Videos neid sõnad tegelikult on 3 programmi, aga ma räägin kohe üle ka. Aga kes veel ei tea, siis First Lego League koosneb siis põhimõtteliselt 2 suurest liidust. Üks siis First ja teine on siis Lego Education. Lego Education on kõige tuttav meil on. Aga Lego on kõige tuttav. Kes ei tea, kui vahet on Lego ja Lego Education, siis väga suurt vahet ei olegi. Emalaev on sama, ehk siis Lego grupp on sama. Aga ühed tegelevad siis rohkem mänguasjadega, teistel on siis need mänguasjad, millele pannud siis ka hariduslik tausttaha. Et ajaloos siis Lego Education on nagu natuke rohkem iseseisev, võite teha igasuguseid asju seal. Mis iga, mul on siin tegelikult riiulis ka mingi matakomplekte, kirjanduse komplekte, mida kõike saab selle Lego otsisega teha. Õppida tähti, värve, mis iganes asju. Aga ja on väga palju lasteaedade erinevaid komplekte, kuidas tundeid õppida. Kuidas tundeid õppida loomi, loomade pingod, mis iganes, neil on väga palju erinevaid komplekte. Aga mingi hetk siis Lego grupp siis vaatas, et kuidagi arenduse peale rohkem raha või tuleb ja siis tõmmati neid koomale. Aga loom on alles jäänud ja tegelikult nad töötavad ja ikkagi need komplekti, millega siis robootikat tehakse. Need on ka Lego Education asjad. Ja teine on siis First, on siis Ameerikas pisike mitu treening. Ma umbes arvan, et need oli siin mingi hetk oli umbes 100 töötajad. Aga kui panna kokku kõik need Firsti nagu partnerid, eks nagu ka mina, MTÜ Robootikaga olen siis Firsti ametlikus operational partner, nii öelda. Ja meie all on siis veel eraldi nagu regionaalsed partnerid, näiteks nagu Läti ja Moldova ja tegelikult regionaalselt on ka Velled ja nii edasi, kes siis oma kuskil piirkonnas teevad neid nagu Firsti üritusi, siis tegelikult see kommuun on umbes 20 erinevat riiki, ma ei kujuta ette palju inimesi reaalselt nagu nende Firsti asjadega tegelevad. See on nagu päris äge. Aga Firstil on tegelikult niisugust 3 suuremat programmi. Meie siis tegeleme Eestis First Lego League'iga, me oleme kunagi piloteerinud First Tech Challenge'id ja First Tech Challenge tegelikult Euroopas, ma arvan, teevad mingi maksimum 10 liiki. Ja siis on eraldi veel First Robotics Competition ja seda ma arvan, et Euroopas teeb heal juhul 2 liiki. Ma arvan. Kui ma ei eksi, minu arust äkki Türgi on kunagi selles osalenud ja mõni veel. Et mitte palju, aga võivad korra lähemalt rääkida, siis First Lego League'il siin videod olemas, pigem siis Legodega, First Tech Challenge, seal on erinevad metalliskonstruktsioonid juba, ei ole piiratud, et sa pead olema kindlasti nagu Lego Rotse nagu esimese programmi puhul, et sa võid tegelikult ehitada just millest omale roboti, aga sul võib olema üks kindel kontroller peal ja kindel kontroller siis kindlasti need asjadega juhtida, et see on nagu tähtis. Väljak on täpselt umbes poole suurem kui First Lego League'i väljak. Ja mis on nagu teistsuguseks teeb on see, et kui First Lego League programmi puhul peavad robotid olema täiesti autonoomsed, 2,5 minutit panen roboti käima, ta teeb mingeid missioone, siis First Tech Challenge puhul ja ka First Robotics Competitioni puhul on see, et üks autonoomsest osa on mingi hästi marginaalselt, mingi 40 sekundit. Robot läheb kuskilt, sõidab mujale, et see on kogu tema autonoomsus ja ülejäänud asjad kõik puldiga juhtimisele. Kui nii nagu mõtlen, siis mulle nagu endal tundub, et need First Lego League asjad on nagu tundusega raskemad, sest robot on kogu aeg autonoomne. Nii nagu ta patsiga sõidab nagu. Aga mujal on nagu puldiga juhtida, aga mis teeb asja nagu ägedaks on see, et programmeerimiskeel on kindlasti nagu keerulisemad. See, et see pult ja robot teeks sama asja, ehk sa pead ikkagi seda programmeerima. Sa ei saa võtta suvalist mingi puldi autot, sa tead, et otse valitud nupp teeb alati otse sõitmist, vaid kõik need mootorid, mis sees on, kõik ära programmeerima vastast selle kontrollerile ja see ei ole üldse lihtne.
ja First Robotics Competition väljak on umbes sama suuruse ruum, suur, ümber pleksiklaasiga, robotid umbes sama suured kui standi kasti ja need käivad seljas mööda tuba ringi ja siis laamendavad seal loodud mingeid palle ja mingisuguseid patju ja nii edasi. Ameerikas on seda võib-olla äge vaadata ja lõbus, aga ma ei tea, ma tahaks üks hull asja mitte ehitada, siis on täitsa leidnud. Võib-olla paralleeli. Need on autonoomsed. Ei, need ei ole samamoodi puldi juhitavad. Jah. Aga see on selles mõttes, et selle puldi ikkagi nagu ära õpetama niivõrd kuivõrd ja kuidas sa teed robotile, siis iga nupul teeb nagu seda täpselt, mida on taha. Ja need asjad peab nagu külge panema. Mis on veel ägedat, on see, et põhimõtteliselt selle First Lego liigi juures, ma pärast ka räägin, on see, et igaüks võistleb nagu enda eest. Selles mõttes, et ma ei puutu teise väljakusse. Nii First Tech Challenge kui First Robotics Competition on ikkagi, moodustatakse nagu, kõik koosneb vist, kui ma ei eksi, 4 erinevast tiimist, ja siis 2 tükki omavahel on alliance'is ehk liidus ja 2 tükki vastased ja väljakul on siis kõik nagu ühine, selleks hakkame siis oma nagu punkte varjama koos teise tiimiga. Ja see tekib siuke nagu väga suur võistlumeid sisse ja väga suur ka see, et sa pead aru saama, kes on sinu nagu see liitlane. Mingi hetk juba need tippmeeskond, kes on nagu seal rankingus üleval, saavad valida omale liitlaseid ja ka selle järgi, et kui mina olen nagu valija enam-vähem ja me võidame 8 ära, siis mina olen üldvõitja, sest mina valisin sinu. Aga see on niimoodi, et kui sul on 2 suurt peavad omavahel valima, siis on see, et valitakse ka mõnikord võib-olla kehvem tiime, et tahavad selle peale välja, et tiimet võidaks, aga kuidagi saaks rankingu tabelis punkte. Päris keeruline teema on. Aga võite guugeldada kunagi First Robotics Competition, siis te näete enam, mis möödel käib. First Level'i koha pealt siis, nagu videos oli, on meil 3 programmi vastavalt vanusegruppidele, on siis Color Explorer Challenge. Ajalooliselt, kui me alustasime kunagi First Level League programmiga, siis ta ei olnud nagu selles mõttes nagu siuke suur rühmitus, vaid oligi First Level League, ehk sama asi, mis on praegu meil Challenge ja selle siis väike vend oli First Level League Junior, mis on praegu Explorer. Aga mingi hetk vaadati, siis paneme seal pigem nagu ühe nime alla ja selle alla saame tekitada veel nagu mingi harusi. Discover programm on siis vanuse 4-6, ehk siis pigem nagu lastele, isegi mitte lasteaia lõppu. Ja see on puhtalt Lego tupla komplektidega, erinevad inspiratsioonikomplektid. Mul ei ole ühtegi küll siin koha peal näidata, aga on küll. Seal on mingi kogune. Siin on ka. Vanem võib-olla. Üks siuke, mis komplekt, aga siis tupla komplekt, see on Playmaker sama. Tegelikult siin on mingi matt ka kaasas, selle peale ka ehitada, aga mõtlen siis see, et meie nagu otseselt korraldajana ei korralda neile mingit üritust, vaid nad ongi, kui nad tegemist nii väiksed lastega, siis nad saavad kokku, teevad hästi mingit minimaalse komplekti omale, samal ajal tegelikult ikkagi õpivad ka, et ei ole mingi suvaline komplekt antud, vaid on ikkagi hooaja spetsiifiline. Ja tegelikult on selles nagu pull, et nad teevad samamoodi mudeli valmis, peavad mudelist rääkima ja peavad rääkima natuke oma hooajast ja sellest, et nagu mida nad sa avastasid. Ja siis Discover ongi nagu avastamise teema. Siis järgmine on siis vana niimoodi Junior, uue niimoodi Explorer. Uus nimi tuli juba 3 aastat tagasi. On siis vanusele 5-9. Ameerikas ja igal mujal on 6-9, aga mina panen 5-9, sest Eesti lapsed on nagu nii tublid, et saavad vabalt hakkama. Komplekt on umbes samasugune välja, aga siin on siis need tabaklotsid juba ja natukene seda tehnilisi klotse. Ja erinevalt siis sellest Discoverist on siis juures robootika mingi vahend. Ametlikult peab olema robootika vahend, ja mina ütlen Eestis, et meil on vaja siis tegelikult mudel hakkab liikuma ja liigutada saab siis selle komplekti kas siis robootikavahenditega või siis mingisuguse akupaki ja mootoriga, mis kõige odavam. Käsitsi ei või nagu. Käsitsi ei või ja mingid tahavad seda ka, et natuke õpid seda, et oleks nagu programmeerivad elektroonikat juurde. No viidus või siis. Jaa, viidus, PyTextSense seal, aga kõige lihtsam on võtta samale akupakke, sinna panna juurde mootor ja siis nagu lõputavad käima, siis ta liigutab. Nende mõte on see, et erinevalt siis sellest tuplast ikkagi tulevad juurde juba hammasrattad, mingid ristlatid, mis iganes asjad, et nagu niisugust mehaanikat juurde õpetada. Ja sellel samamoodi siis on iga aasta sama teema, läbi teema, et kõige olema programmile on iga aasta uus. Ja siis nemad siis tegema reaalselt nagu uurima selle teema rohkem juba, et kui teemas näiteks sama Playmaker, siis nad peavad uurima seda, et kus kohas neil on mänguväljakud õues,
mis nad huvitavad on, mis nad saavad paremaks teha, millest mänguvärk nad ise nagu päriselt tahaks teha ja siis selle Explorer komplekti osas peavad tegema oma suure mudeli, liikuva mudeli, kasutama sedasama inspiratsioonikomplekti seal juures, et mingi osa nagu sellest nagu ette ehitatud ja ülejäänud peavad ise juurde ehitama. See tegelikult, kui seda nagu näitust näha, siis see on nagu päris äge. Tüüpiline näide on see, et meil on mingisugune, mis iganes, Liumägi näiteks on on komplekti juures, siis nende üles näiteks sedama Playmakersi juures oli teha siis sihuke nende lemmik või nagu tuleviku mänguväljake. Reaalsus on see, et see üks komplekt on kuskil siin kohas, aga laps tuleb kokku, nad tulevad mingi sihukese väljakuga, kus on mingid, ma ei tea, erinevad asja ja hästi palju erinevaid Lego komplekte, mingi alates mingid, ma ei tea, Harry Potterist ja Friendsidest ja kõik on kokku pandud, et ikka hulle makette teevad, et päris äge. Ja tegelikult siin on ka see, et võite teha oma koolis lasteaias selle turniiri, aga üldiselt meie mõned partnerid siis näiteks nagu Liiale kuskil Kiilis ja Veljad asjad teevad lääne või ida poole ja erinevaid, et kuidas kunagi korraldatakse siis näituseid või siis nagu ingliskeelse eksposi ja seal tulevad kohale, on olemas tunnustajad, näiteks nagu mina, Karmen, ma ei tea, veel rohkem vist ei ole olnud hetkel. Ja meie ülesanne siis tiimi juurde minna, tiim teeb plakati, räägib oma hooajast, nii-öelda avastusi, räägib oma mudelist, me küsime küsimusi ja juba nagu sihuke hindamine ka, aga see pole hindamise nime all, pigem tunnustamise nime all. Ma ei saa öelda, et selle inimese komplekt või see mudel on äge nagu teise oma. Et pigem on sihuke, et lähen sinna veel nukid, ütlen jumala äge töö ja küsin ägedaid küsimusi, et siis lastel nagu olema lõbus. Sain nii palju pahaseid kirju, sest ma ei teadnud, et see ka terve päev kestab. Kumba siis mõtled? Explorerit. Ma ütlesin, sa ütlesid mulle 3 tundi, ma ütlesin neile 3 tundi, mingi 5 tundi. Ei, sätte, mis kohas? Ahhaa, või? Jah. No ja. Minu arust ei olnud nii kaua. Challenge oli küll kauem. Rikkusin vanematel päeva ära. No, juhtub kurja mingi. Nii, eks kõige suurematel palju täna ka räägime, siis pikalt laialt siis challenge programme vanused 9-16. Nagu ma olen ka maininud varem, et siis natuke nooremad võivad ka tulla. Aga kuna siin on juba tegemist puhtalt võistlusmomendiga, ehk siis parimatel ikka öeldakse, sa oled parim, sa saad karika. Karika Eestis Peits on meil siin laua nurga peal. Ma isegi tean, et meil on juba mingi 40 karikat juba valmis ehitada. Et ma ei tea, kaua läks nendega vaimule. Ma asjad mingi 10 karikat vaja ehitada. Tegelikult ma ütlesin Harrile, Taimuri pojale, et ehita ära. Üks meie vabatahtlik ja siis ma saan aru, et Taimuri ehitasin siin mingi 2 ööd neil, mingi 4 karikat valmis. Vaatasin filmi ja tegin. See on küll ühe teed ära ja teine on juba meeles. Ja, et siuksed saab karikat ka. Parimatele öeldakse reaalselt välja. Parimad saavad edasi siis eelvoorust finaali ja veel parimad saavad siis Eesti meistrisse. Ja kui hästi läheb, siis saab Eesti meistri puhul välismaale võistlema. Nüüd on meie toetusega siis, et siuke lihtne näide näiteks meie Eesti meister, kes üle-eelmine aasta Brasiilias. Meie andsime umbes 3000 eurot neile. Sellega patsime ära siis põhimõtteliselt selle turniiri registreerimistasu. Ja kogu eelarve oli kuskil 27 000. Tiim ise peab leidma seda raha. Ma ei tea, mul hetkel ei eelarve ei ole nii tuulisem. Oli sulg. Aga läksid Brasiiliasse, et ütlesid ja ma muidugi tavaliselt video oli äge, et see juhendaja, kes meile tegelikult, ma arvan, et veteran juhendaja 10 aastat juba teinud FLL-i. Siis ta ütles niimoodi, et kui seal ära käis, nägi seda suur turniiri, siis ta ütles, et lasteaja nagu siuke nagu see on nagu jõhker, kui paljud neil nagu arendab kaasa, aitab, et kõik see on möll seal ja ütles, et ei, see on ikka lahe, et tuleb uuesti minna. Et see raha oli suva seal kõrval. Nii, Explore'i puhul siis oli vaja teha plakat ja mudel. Ja siin on reaalselt võistlusmomente, saate soetada endale võistlusväljaku, kus on missioonid peal, iga missioon on erinevad punkte, reaalsed reeglid, kuidas see asja tegema peab. Selles mõttes on kitsendused juba hindamine, hindamispaneelid, tiim peab tegema reaalselt selle uurimustööd kaitsmise hindamiskomisjonide. Näitame ennast, et on korralik meeskond ja nii edasi, et siuke korralik tihe päev. Teil on mitu head näidet, see sinu meeskonna kohta.
nagu muidu tuli sinna, et nagu istusid laua taha, siis nagu, et ma ei tea, ma ei viitsi siin käsi tulla ja ma ei saa näo ette lähen koju. See aasta vist uuesti. Ja siis lõpus oli niimoodi, et ma panin Nordics väljakut kokku ja ma tuli, me oleme edasi veel, me teeme ühe missiooni veel, et mis tuli äkki 3 missiooniga, läks ära vist 6 missiooniga, et see on nagu lahe. Minu jaoks korraldaja jaoks on see nagu hullult nagu siuke motiveeriv, ebapaus, nagu lahe, et nagu see ongi see, ma tahan. Isegi kui sa nagu tunnis oled siuke nagu, ma ei tea, teeme midagi. Tuled turniiril kohale, sa näed, kus lapsed kasvavad. See kord üritan tulla 2 tiimiga vast. Palju see tiimis on? Kohal veel 4 äkki või 3. 10 on mõlemas. See on nagu hea näide sellest, kuidas nagu tuleb nagu siuke, et ma ei tea, suve, et pidime kaas tulema. Need, kes eelmine aasta käisid, need juba teavad paremini, aga vaata, sellepärast ma võtangi teise tiimi ja ma saaksin nendega järgmine aasta nagu paremini teha. Nii, draamat on igatpidi seal on nagu nii hindajate, juhendajatega kui ka õpilastega. Oleme näinud pisaraid ja kõike muud. Okei. Challenge siis koha pealt, nagu ma ütlesin, 96 aastasele mõeldud, roboti kasutatud teaduse tehnoloogia programme. Ma tegelikult vanasti veel rohkem kasutasin seda programme, sellepärast, et ta on ikkagi õppeprogramm. Õpime, saame uusi asju teada, läheme kohale, saame seal midagi asju teada. Et ma ei taha nagu öelda võistluse, aga ta ikkagi kaanub selle peale välja, et ikkagi valime võite ja võitlusmoment on väga suur sees. Siis mõned märksõnad siin. Et ta siis inspireerib, haarab lapsi kaasa, annab lõbusa kogemuse, pakub kindlasti üks erinevaid väljakutseid, analüüsimist, probleeme. Ja kõik need asjad, et need on üks asja, mida nagu mina nagu õpetaja, hingega inimene, ma olen õpetaja praegu jah, aga mina kui õpetaja hingega inimene, siis nagu need asjad, mida ma kujutan, et iga õpetajaks nagu oma nagu tunnis anda lastele. Et kui sa tunnis tulevad, siis nagu saab need asjad kätte, sa vaatad, et sellest tuleb nagu inimene. Ja Karmen ja Keila tõtsin tagasi Tallinnast eeliskoolitused, siis ka rääkisin sealt, et tegelikult meil on neid päris ägedaid selliseid liidistlasi, kaasa arvatud Tanni või poege, kes reaalselt nagu meil on vabatahtlik hea sõber mul, ma näen temast kasvanud nagu äge mees. Et see on nagu see, mis nagu mind kui nagu see korraldajad nagu hullult nagu vaimustab, et teile lihtsalt on see, et istun päevad läbi kuskil Viru keskuses ja tiksun peale on ja on see, et ma reaalselt teen mingeid ägedaid asju, minust on äge vend või tüdruk on ja see on nagu pool ägedam. Või teine näide, veel ei ole siin, aga 4-kasvandik Kelly, kes mul oli eelmine aasta siis finaalisega õhtujuht. Et praegu siis haridustehnoloog, teeb robootika ringe, teeb mingit materjale. Sa näed, et ta on hullult asjalik inimene ja see on ka lahe. Me ei tea, mis pidi elu läheb, võib-olla tuleks veel asjalikum inimene, aga ma loodan, et see nagu aitab ikka kaasa. Siis üldised asjad on see, et hooaeg kuulutakse välja augustis, ametlikult siis saab seda, et 1. august on siis peaks olema materjali tõlgitud. Meil on siin 1. oktoobris tõlgitud. Kui seda äge? Tegelikult on. Siis juba nädala alguses tõlgitud, aga raha lihtsalt ei saanud välja minna. Jah, ma tegelikult on see, et ma tahtsin pigem nagu võib-olla korraks tegeleda teiega neid nimest seal ja terminid, et võib-olla siis saab kuidagi nagu paremini. Aga see selleks. Ühesõnaga augustis tulevad tavaliselt välja, aga tegelikult viimased äkki muidugi 5 aastat on olukord selline, et muidu niimoodi, et augustis tuli nagu hooaeguseks välja, öeldakse ka põhimõtteliselt see ametlik nimi ja näidatakse sellist pooled roboti nagu väljakutta. Kuigi meie korraldajana näeme seda juba juunikuus, mingi mudel juba natuke varem. See on see, et ei tohti mingi pilte ja midagi jagada. Nüüd viimase 5 aastat nii olnud, et aprillis on World Festival, kõige suurem Firsti turniir Ameerikas. Tegelikult seal on selle First Festivali või selle World Festivali üks tõmbenumber on see, et näidatakse uut väljakut, nii seda Discovery Explore'i kui seda Challenge'i. Ja siis põhimõtteliselt tiimid küll näevad, et väljak on see, et kõik on siin pilte ja vaatavad neid mudeleid. Sest teoorias saad juba hakata ehitama, et kui sa tead, et siin mingid asju tõmmatakse välja ja liigutatakse, siis juba enam-vähem hakata ehitama, et mingid robotid, mingid asju juurde.
ja enam-vähem saavad teada ka, et selle hooaja teemaks on Steam in Arts ehk siis nagu kuidas tehnoloogiat kasutada ära siis nagu kaunite kunstide valdkonnas. Aga muud neile öelda, et ei ole mingisuguseid täpseid mingeid juheseid, mida tohib teha, palju punkte saab nii edasi, et neile saab kõik teada augustikuus. Siis mis selle nagu kogu programmi nagu ägedaks on see, et iga aasta täiesti uus teema. Ehk siis sul on täiesti uued missioonid. Võiks öelda, et täiesti uued Lego klotsid. Siin on ka päris palju ägedaid uusi klotse. Projekt on uus. Ehk siis sa ei pea, ühtepidi sa ei saa nagu jõukulasta sellega, et nagu eelmast tegid mingi päris hea projekti, et lähme võtame tead sama asja nagu ja lähme turniirile. Või siis nagu tegime eelmast uued hea roboti ja võtame tead sama roboti ja lähme turniirile. Ta ei saa seda teha. Tüüpiline mingi robootik põhist on, sumo robotid näiteks. Mul on väga hea sumo robote, lähen järgmast uuesti, ja siis sõbra, mida saab nüüd on. Et samas nagu väga palju juurde ei õpi. Mis selle puhul on see, et täiesti uus teema, sa pead selle kohta oma kõik selgeks tegema, eksperte kaasama erinevaid. Ja mis rääksin see, et rohkem nagu uusi saanud, rohkem arenenud, saan targemaks ja nii edasi. Ja ka robotiga on see, et mingisugused baasid töötavad, mingid asjad üles alla töötavad, aga ikkagi spetsiifilised mudelid on, peab natuke ikkagi midagi muutma ja tegema neid paremaks, uuemaks ja võime nullist alustama. Siis meeskonnatöö on siin, ehk kuni 10 last, õpilast ja 2 juhendajat. Eesti puhul on see, et see 2 juhendajat me nagu ei nõua ja nad ei pea olema ka päris nagu 18 täis. Ta ütleb, et 16 pluss on juba nagu asjalik vana FLL-iga, ta võib vabalt olla juhendaja. Aga iga pool mujal maailmas, eriti Ameerikas on see, et peab olema kindlasti 2 juhendajat rangelt kirjas, et ei oleks mingisugust laste vahistamist, mis iganes juhtumeid. Alati üks sõbrad välja, et siis ta saab 2 juhendajat vahistada lapse, ei pea üksi tegema. Aga see selleks, et nii on nagu öeldud. Mis on väga tähtsam see, et õpilased teevad kogu töö. Et juhendaja roll on pigem suunata, kui teil on nagu, oled noor juhendaja, noor tiim, siis loomulikult ette ei tohi teha, aga meie asi on õpetada neid robootikat, on ju. Et ma ei saa öelda, et klotsi kätte ütlema, nii võtta selle klotsi lahti tegema, ma ei tohi seda aidata. Et loomulikult sul robootika huvi ringi ja sa teed nendega erinevaid andreid läbi, mootorid, annad erinevaid ülesandeid, on ju, ka selle mati peal teha erinevaid ülesandeid, et järgime joont, lähme sinna, teeme selle ära, kuidas tahk töötab, on ju. Me õpime seda ära, on ju. Aga mõte on selles, et kui lapsed läksid nagu selle robotiga välja, vaatad, seda kätte ei saa, et sa lähed sinna, kuule, näed, pane selle nahale sees ja tonks külge ja siis tee seda ära. Vaid me suuname neid niimoodi, et sahab töö põhimõte on selline, liigutada mootoreid umbes niimoodi ja nüüd pane 2 asja kokku ja nagu katseta, proovi ja arene. Et see on nagu selle asja mõte. Ja eriti tuleb see välja turniirile, kus nagu ma üldse lähe tegelikult juhendajad algusest näpib, robotid näpib, mudeleid näpib, mis iganes. Et seal on see, et sa võid kõrval öelda, et mis sa arvad nüüd? Kui robot praegu ütles nii kaugele, proovides nii, ta saab seda kätte, mis on tegema peale. See pigem nagu suunamine ja õpetamine on nagu tähtsam. Sest pärast, kui nad saavad selle asjaga hakkama, siis kiirselt omas käest eelmine aasta. Näib, kuidas nagu kutse, nagu see ego kuulust nagu tõusid päris korralikult. Nad said ise hakkama ja sa ei pidanud nagu sellega üldse nagu vaeva nägema, et oli see, et nagu turniiri, ma kujutan ette, sul endale lõpus nagu oli päris üllatus, päris suur. Et nendest tüüpidest tuli nagu see nagu välja, lõpus mitte tuli. Mul oli küll, kui sa kutsusid lauda, ütlesid, miks sa siia tulid, ta jumal paha nagu peale, pidin seda tulema, kui sa taas enne kutsidega, et vaat ise kõigile mott alla, mis iganes. Siis lõpus oli nagu venad olid niimoodi, et nagu ma oleks käinud ette, ma teeme. Et see oli nagu lahe. Ja tihtipeale tegelikult on niimoodi, et paari kuuga need õpilased juba targemad kui teie, nii et sa ei saa midagi aidata. Ainult saabki öelda, et kui nagu mingi spetsiifiline küsimus on nagu mudeli kohta või kuidas see käib või kas nii tohib teha, siis ise ei tea. Lihtsalt meile lihtsalt Rasmuskitsele küsid teada, mis toimub. Me aitame. Või siis ise spordiüritustele, me tahame nagu öelda seda, et selles mõttes, et muusika mängib, avamisõpetusele maal, et mingi möll käib, et ta ei ole siuke tulim, et enam tuleb kohale istuda nurgast ja teeb mingi asja ära ja kogu lugu. See aasta toimub ka laupäeval või? Ma ei tea. Saab pühapäeval teha. Ma lihtsalt küsin, et ma üritan siis direktorit rääkida sellesse sisse, et neil saaks reede vabaks või midagi siukest vaata. Okay. Tõenäoliselt. Me üldiselt teeme nädalavahetusel, jah? Sellepärast, et ma üritan neid motiveerida. Need 2 motivatsiooni. Ma me lähen aastasse vä? Yes, ahaa ja. Direktorit motiveerida või? Teine on nagu, äkki ma saaks nagu koolist ära minna. Noormatega toimib jah, aga see on teine asi, vanematega eriti, et saaks koolist ära suvena. Nii.
ja üldiselt turniires koordineerib kohalik partner ja Eesti on selleks MTÜ Robotika. Erinevad reaalteadused, nagu ma ütlesin, siis reaalteaduslikud probleemid on siis Eesti alustas 2011. Velle peaks olema selle ruumi ainukene veteran, toimus veits hiljem, on ju. Ja Velle on ainukene veteran ja tegelikult Eestis üldse üks esimene juhendaja, kes selle alustas. Siis kõige algselt me käisime tegelikult Eesti tiimiga Poldi Forward hooajal. Eestis panime kokku Tallinnas Tartus paar poissi, tegime tiimi, läksime proovima, mis toimub. Mina ka ei olnud, aga Heilot sõitis põhimõtteliselt tiimiga Delfi Hollandisse ja vaatasid siis muuta, mis sai first legal programm on. Ja siis tehti seal hea mulje, kuna me nagu ise olime ka siuke legode maaletoojad, siis öeldi, et kuule, proovige, tehke. Meil oli kogemus all erinevate robootika võistlustega. Tegime neid tehnoloogia päevi, see oli kui värk. Siis ma tahan proovima midagi teistsugust. Kui see alguses tundus, et isegi natukene hirmu äratav, et nagu mujal maailmas tegeleks mingi first Lego programmi, mingid Lego robotid, värgid, särgid. Ma olin ikka väga lapsekindel. Meil oli robootika olnud juba mingi aeg juba nagu tegime koolitused, oli 2007-2008 ja 2011 oli Poldi Forward. Et noh, me olime midagi teinud Legodega, aga me ei olnud ilma teinud mingi hullud võistlus, mingi hullud mõni käinud, see tundus mingi hulma meile. Tiigrihüppega sai neid roboteid ju seal kandis kuskil jah. Just. Ja see on päris kõvasti Eestit nagu aitnud ja päästnud, et see on äge. Aga jah, esimene hooaeg on food factor seotud sellega, kuidas siis nagu toitus paremini säilitada, kasvatada, liigutada, mis iganes asjad on, kõik on siis seotud toiduga, et seda võiks parendada. Ja läbi teema on siis see, et sa pead ikkagi leidma nagu sellise murekoha ja leidma innovaatilise nagu parema lahenduse, võiks olema need lahendused kõvasti nagu paremaks tegema ja jõuamaks teema. Et see on praegu hiljem. Siis siin on Solutions, kõige mu lemmik logo nende hooajade jooksule. Lahendused eakatele, mõeldes umbes 50+ inimesi, et umbes kuidas nende elu nagu paremaks teha, mis on nende probleemid ja nii edasi. Ei pea olema ainult mingi tehnoloogiline vidi. Näiteks lendav diivan, et ta ei peaks ma jaluud murdma talvel, et lendab selle diivaniga poodi. Niisugune lihtne näide, aga neid laps tegid neid asju. Ja või näiteks mingisugune rohukarp, mis hommik ütles sulle, et sa võid just ainult need rohud võtta, kui sa pole võtnud, annab sulle signaali, et võta rohtu. Mõtlesin, et lihtsalt lahendus, mida mõtlesin endale välja. Teist peale ka niisugused vaimsed mured näiteks, et üksindus, kuidas selle vastu võidelda, mingi pinga õhtu, mis iganes, aga midagi veel ägedamat välja mõelda. Et ei pea olema alati tehnoloogiline lahendus, vaid võib olla mingi motiiv, meetod, mis iganes, vaimne asi. Siis olid looduskatastroofid. Tool ajal oli ka see, ma mäletan, see Katariina oli see mingi hull tsunami kuskil Ameerikas, mis lõhkus seal korralikult majapidamisi. Siis tuli ikka loodusraev. Eestis oli ka tollal mingisugune katastroof, kõik mäletavad. Kas Padast Pärnus oli pool linna oli jah uppunud. Padaorg on vist teist koos. Ja no Padas oli see talveks augustitorm oli ka see oli samal ajal Tarmus, et meil oli see, et mõtlesime, et noh, meil ei ole nagu mingi looduskatastroof, siis oli tegelikult see, et tegelikult on küll, et mingi pool Pärnut ujus ja inimesed tõmbasid kalutsid kui neid asju välja. Kuidas nagu looduskatastroofidega nagu paremini toime tulla, ennetada, parastada, nagu hakkama saada ja nii edasi. Siis oli meil World Class, üks keerulised asju, et kuidas õppimist teha ägedamaks, õppimiskohti, õppimiskeskkondi ja nii edasi. Prügimajandus, vähem prügi, mis sellest prügist nagu taaskasutada ja nii edasi. Inimeste loomade liit, ehk siis kuidas inimesed paremini hakkama saavad siis metsloomadega, koduloomadega, mis iganes. Tundus alguses keeruline, tegelikult pärast oli päris ägedad lahendusi, mis on tegelikult praegu tänapäeval käibele. Näiteks üks lihtne näide on see, et kui ta sõidab Tallinna-Tartu maanteel, siis poisteri küljes on veel üksid reflektorid. Kui auto tuvi läheb peale, siis reflekteerib siis selle valgust metsa poole ja loom näeb siis nagu auto, aga ta ei tule nagu tee peale. See oli tegelikult meil käis mitmel tiimil läbi. Ma ei tea, kas see oli enne või sealt arenes, et päris äge. Üks ägedaid näiteid tuleb tegelikult. Siis oli veega seotud kõik asjad, kuidas ütleme siis joogivett siis nagu paremini säästa. Üleüldse kõik nagu veemajandus seotud. Kaasa arvatud see, et kogume vihmaga kokku
suuname selle WC potti või sinna WC lohutuskasti, laseme sealt vett peale, et kuidas nagu üldse selle veemajandust nagu paremaks teha. Kosmose teema, puhtalt Eesti teema on ju, et meil on nii palju siin kosmonaute, astronaute, aga oli väga ägedaid lahendusi. Siis linnastumine, kuidas linnas nagu asja ägedamaks teha. Jälle üks keeruline teema oli siis sama replay või siis nagu playmaker või siis nagu Explore'i teema, et siis kuidas mängu nagu taaselustada ja teha nagu mängu efektiivsemaks nii ajule, kehale, et inimesed istuksid vähem telefonides, rohkem liigutaks ennast. See oli ka lõpus tuli päris ägedaid lahendusi. Siis oli transport ja jällegi vähem transportida, kuidas transportima pakkematerjalid, transpordiviisid, kõik siis asjad. Ja viimane oli see energia teema. Siin Euroopas oli korralik energiakriis, kaasa arvatud Eestis. Ei taha öelda, kui palju suurem elektriarve oli. Oli palju või? Raivo Eedamist oli mingi 1800 eurot kuu või? Ma ei tea, mis sa tegid nagu. Lasi otse maasse seda. Mul oli maakütte ja siis kõige suurem arv oli 120 eurot. Ja, see ei päästa. Muidu heal ajal oli mingi 40 eurot umbes maakütte peale. Aga jah, need, kellel oli reaalselt oligi nagu mingisugune elektri, need paistsid mingi 600-800 eurot arveid. Mõni seal ütles, et üks tüüp oli hea, ütles, et ta on okei, ta läbi mingit juhustus oli ka mina, eks. Siis ütles, et üks arve, 3 tonni elektriarve, et suva, mingi kütsin elektrile basseini, mulli vanni talvel soojaks, kõige hullem ajaga, et siis ta mõtles ikka. Kui raha on, siis teha. Nagu ülejäänud riik oli kõik käpuli ja mõni võtab mulli vanni. Et see selleks, et kuidas nagu kogu elektrimajandus, kaasa arvatud taastuvenergiat, tuumaenergiat, mis iganes, et kuidas neid nagu ägedamaks teha. Oli lahendus mingi tuuliku põhjad teha mingi taastuvat materjalidest, kõik mis on energiaga seotud, et neid nagu paremaks teha. Uuaja teema on natukene keerulisem jällegi. Eelmine aasta oli hea lihtne teema, on elektrienergia, siis suuas teema on Masterpiece. Algselt dikteerid seda kui siis Steam in Arts, aga nüüd ta jäi siukse nime nagu Masterpiece meisterteos ja miks vägenev on see, et see väljak nagu ülivärviline välja. Lapsed täiega kommenteerivad, et väljak on nii palju ägedam veel. Ja on ja mulle meeldib, ta on niisugune päris fun. Mudelid, sa oled mudel mängu seisnud kõik juba? Jah. Need, kes ei ole, siis lihtsalt jah, ta küsitakse. Ma tellisin platsima. Ja sa täna kätte? Ma tulin rattaga. Ma võin väga viia seal mingi päev. Ja, ma võib-olla tulen samme läbi, kui vaatab. Äkki mul keegi tuleb ühesõnaga. See sama. Jah. Ehk siis jah, ägedam, aga mudelit koha pealt öelda, et mudelit kokkupanek on nagu kõvasti keerulisem, ehk siis nad on hästi tehnilised, päris ägedaid nagu siukseid nüansse läbi tehtud, et ja mis on veel äge selle programmi on see, et see mudelit kokku paned, siis juba sellega päris kõvasti areneda. Sa näed nagu millal seda teha, aga leivad nagu, et kõige ägedam näide on see, et sa nagu ees vaatad mingi mõtet juurakas on, lõuskab mingi 2 aastat kokku paneb hoopis, mingi täiesti käib mingi super endale. Et see on nagu äge, aga kindlasti nagu õpilaste juures soovitan nagu kohe ära öelda, et tehke hästi rahulikult, pigem täpselt, kui pole kindla püsi üle. Sest jah, siin on hästi palju nüansse ja niisugust tehnilist asja on. Tegelikult on 3D-s on ka, et saab pöörata. Et kui netist vaadata, et siis osad mudelid, kui on keeruline, et siis otsi see YouTube'ist üles, et saab nagu keeramisvariandiga vaadata, et seda mudelit igalt poolt. Mõne asjaga oli küll, õpilastel oli tegu, et kuidas see kang olema peab moment, et kui kokku paned. Oli need samad kujuksid peale, et millised tähti peavad olema peale. Aga pigem jah, tehku rahulikult, võtku aega ja küll tuleb. Nii, mille siis see First Ever programmist koostab? Tegelikult on see, et ei ole tegemist nagu robootika võistlusega. Robootika osa, see robotina osa on kõige nähtavam, et see on ka see, mida publik näeb. Aga taustal on tegelikult minu jaoks tähtsam asjad, eks üks kõige tähtsamad on viimane. Aga põhimõtteliselt seda alustamise alguses, et robotimäng võtab koos nendest osad, võrdväärsed osad, kõik kannab, see on võrdväärsed, et kui sa tahad saada sellest üldtabelis kõrgemale, et kõigis nendes osas on väga-väga hea. Ehk siis robotimäng, robotisain, innovatsiooniprojekt ja põhiväärtused. Ja põhimõtteliselt käed kasutavad asjad on siis nagu robotimäng, robotisain, innovatsiooniprojekt. Aga me reaalselt midagi ehitama, ma ei tea, mõtlema välja, see on need, mida me teeme.
põhiväärtuseid, siis need asjad, kuidas me nagu, kuidas me nagu asju teeme, et järgime põhiväärtuseid. ja tegelikult see on niisugune asi, mida ma isiklikult tahan, et nagu lapsed kõik nagu teaksid peast ka, et kohe me jõuame sinna põhiväärtuste ka. nii, aga lebadega siis seotud, lebaga poistega seotud roboti mänge vabalt sai. Üks on see, et ma ehitan roboti valmis, kuna meil on ära, aga väljakul missioon lahendama, see on roboti mängu osa. Aga see, kuidas ma selle ehitasin, mis nüansse kasutasin, mis on mu strateegia, miks ma tegin niimoodi, kas see on mu prototüüp number 1, mis ma õppisin selle juures ja nii edasi, see on üks roboti disaini osa ja seda tuleb siis hindajatel rääkida. Et see on nagu käib eraldi hindamisruumis. Võib juhtuda hindamisruumis ei ole väljakut, eks te ei saa näidata, et robot teeb selle missiooni nii ära, vaid te peate nagu rääkima nagu teoreetiliselt ja seda siis nagu hindajatele. Hindajad küsivad neid küsimusi, mis programmi kasutasid, mis on strateegia küsimus kõige parem on, et lihtsalt strateegia on see, et sõidan välja, teen asja ära, tulen tagasi baasi, suuran uuesti, sõidan välja, teen mingi asja ära. Või sõidan välja, teen 3 asja ära. Ehk siis meil on aega 2,5 minutit roboti mängu jaoks ja selle aega tegema võimalik palju ära. Ütlen kohe ära algajatele ja juhendajatele, et esimene aasta teete ühe mudeli ära, ühe missiooni ära, 2, 3, väga hea. Ei pea vara mulla. See ei ole see, et te vaatate, lapsed eriti nagu närvi, et lähme mingi YouTube'i, vaatad mingit 550 punkti roboti, juba praegu video väljastust juures, et sama 550 punkti, lähevad sinna, vaatavad mina nagu, see on see. Ma soovitan neid videosid vaadata, sest nad näevad, et seal on väga lihtsad lahendusi tegelikult, nagu mõnda missiooni teha. Nad ise mõtlevad nagu räigelt üle. Aga tegelikult on see, et iga aasta on mingisugune vend, kes teeb baasrobotiga enam neid missioone ära. Nimelt selle pärast, et näidata lastele, et näed, kuna baasrobot, see on väga hea tükk, natukene peab mingid asjad juurde ja sul tegelikult toimib juba. Aga nad ei pea mina selle peale välja, et kui me nüüd ei saa näiteks mingit, ma ei tea, 300 punkti, siis me ei lähe võistlustele. Et seda ei tohi kindlasti niimoodi olla, et alati turniiril tulla, see on Kirsi juures see näitaja, et tulevad 3 missiooni, läheb 6 missiooni tagasi. Tegelikult tulid ühega. No, ta ütles mulle 3 lubasid. aga põhimõtteliselt, kõige ägedam näide on see, et nagu isegi on seda, et sul on 2 poolt, et umbes on siitpoolt ära, kui lähema käima lasta. Et sul ongi see, et paar sealt neid asju, kuidas robot omavahel nagu üle anda või nagu teha, et nagu, nii saab ka, aga teeme siis proovime nii ka. Et see on ikka päris äge. Et jaa. Strateegia optimeerimine loomulikult, kas ma lähen teen, sõidan välja, teen kõige viimase missiooni ära seal, kaotab palju aega, saan vähe punkte või ma teen siin 2 esimest ära kiiresti ja kokkuvõttes on rohkem punkte. Kuna kas mõnikord on targem oma robot väljakut ära võtta käega, kaotada sellega nagu miinuspunkte, et lõpus selle ajaga teha ära mingi missioon, kus on rohkem punkte. Siis laste strateegia, läbimõtlemine, kaalutlemine, kas see missioon on raske versus punktid või kerge versus punktide. Et need asjad kõik nagu aitavad ja jälle tegelikult, mis meil kokkuvõttes teeme kogu selle süsteemiga, on see, et me arendame lapsi. Elus ka, nagu mõtlema läbi, kaalutama, on ju. Alati peame hästi kuulama. Vahepeal ise ka mõelda. Iga hommik ütlen seda reegli ees, aga ei tööta. Nii, aga tähtsa see, et tulla oma robotit. Ja see käib ka tegelikult kõikide tiimi liikmete kohta. Eks nad vähemalt teavad, et näed, see on meie robot. Kõik tiimi liikmed ei pea teadma, et kuidas see Pythoni 3. rida, mis see tähendab. Aga me võiks teada enam-vähem, et meil on Spike robot, meil on umbes need andurid küljes, aga me teeme umbes, ma ei tea, 250 punkti. Need, kes on nagu robotimehed seal või robottehnikud, nemad teevad natuke rohkem. Nii, innovatsiooniprojektid, teine hästi suur osa, siis 3. on sees, vastavalt sellele uue teemale, siis tuleb mõelda välja siis mingisugune murekoht, probleem ja leida sellele innovaatiline lahendus või siis olemasolevat lahendust innovaatiliselt parandama. Ja kolmas asi, mis kindlasti tuleb nagu hindajatele ära märkida, on see, et kellega me oma seda projekti jagasime. Miks see tähtsam on see, et kui me teeme mingi päris ägeda lahendus, mõtleme välja ja me ei taha ta tegelikult patenti võtta. Patendiga see põhimõtteliselt aastat on ja siis nagu ootan 2 aastat patendi ametiga. Aga mul on see väga lahendus nagu, mis siia tulmeline. Aga ma räägin seda juba teisele tiimile oma koolis. Nemad räägivad mulle oma lahendusest. Ma leian, et kuule, selle info, mis sa sain, ma saan teha enda lahendus ägedamaks veel. Ja mida rohkem oma lahendus nagu jagavad kõikidega, nii ekspertidega, vanematega, klassikaaslastega, nad saavad mingit tagasisidet, et kuidas teha nagu oma asja paremaks, veel paremaks, ägedamaks ja nii edasi. Me eriti nagu julgustame kaasama eksperte, et kui me kohe ei tea, mis see ekspert võib olla, siis tegelikult laste enda vanemad, keegi peab kindlasti kedagi, kes on selle teemaga nagu rohkem tüvits läinud kunagi, on ekspert
saad kokku küsida või näitada, et näed, me võtsime siukse lahenduse välja, mis sa arvad sellest? ja kui ta väga aus inimene ei ole, siis ta ütleb sulle, et päris äge on, aga sa võiksid ka mingeid neid asju kaalutada. või ütleb kohe, et ei, sa kätt ära tee. et aga meile see nagu hindajatel loeb see, kui öeldakse, et käisime nende ekspertide juures, saime seda infot, tänu sellele tegime seda ja nii edasi. eks see ja lahendus kindlasti ära öelda, probleem kindlasti ära sõnastada ja kellega me jagasime. see, kuidas seda nagu esitlust teha, see nagu teil enda välja mõelda, et saab teha nii PowerPointis, saab teha nii siin ees võimeldes, et peamine on see, et sa annad selle info edasi hindajatele. ja siis viimane asi on siis põhiväärtused. Jälgida seda, et kuidas meeskond töötab. Kindlasti aus mäng, koostöö, lugupidamine, meeskonna vaim, sõbralik professionaalsus, niisugune enda poolt patenteeritud lause või sõna, inglise keeles gracious professionalism. see tähendab tegelikult seda, et kui me oleme seal turniirile, siis igaüks tegelikult võitleb nagu enda eest, aga me oleme ikkagi konkurendid seal. ja sõbralik professionaalsus tähendab seda, et kui näiteks sõbralik, kui mingi robot läheb katki või mingi jupp on koju jäänud, siis ei ole see, et nagu mõtlete välja, et me saame siis paremad punktid. vaid on see, et kuule, davai, et meil on üks jupp üle, ma annan sulle, võta. et me tahame seda nagu lastele õpetada juba maast madalast, et üksi nagu jõuad kaugele, aga tiimis jõuad kaugemale ja grupis jõuad veel kaugemale. et see on nagu siuke oluline. on olemas siis siuksed globaalsed põhiväärtused sellel Firsti programmidel. mingi hetk oli niimoodi, et noortel oli natukene lihtsamad põhiväärtused, vanematel oli meist keerulisemad, aga nüüd panime kõik kokku. ja siin ees on siis need põhiväärtused, mida tegelikult lapsed võiksid teada, sest et tihtipeale ka hindajad küsivad nagu, mis su lemmik põhiväärtus on? ja siis ütleme niimoodi, siuke mingi kolmandik tiim on nagu, et põhiväärtused, kuskil keegi rääkis, juhendil oli, meil oli seinal on mingi asi, aga me ei loe seda. et see on põhiline asi. aga kui me neid põhiväärtusi nagu ise nagu vaatame siin nagu üsna üldsõnalised, siis see on see nagu, mida meie tahaksime nagu ütleme siis täiskasvanutena. tahaks nagu, et inimesed ise jälgiksid, meie kolleegid, sõbrad jälgiksid, aga tore, kui lapsed neid jälgivad. et kaasa arvatud need mingisugused mõju nagu impact'id ja kaasamine, et tiimis on tüdrukud, poiss on meil olemas see, et nagu tüdrukud mõttetad on. no vot, et järgmine aasta on see, et juba tüdrukud vahepeal on, et tahaks nendega hängida rohkem. minul ainult tüdrukud teavadki seda tiimi. ja tuleb päris lahendada neile. Nad on väga asjalikud, ma olen eesõlgu vahele inimesed praegu. vanadele olijatele nii palju, et see aasta me ei taha saada hindamisruumis põhiväärtuste esitlust. me küsime selle kohta ainult küsimusi. esitlus tuleb robotide ja projektid. väga paljud tegid, kuigi eelmine aasta justkui oli ka see, et ei ole. okei, et seal võib-olla see teema lihtsalt jah, et meil jäänud füüsiliselt aega selleks, aga sellest räägime natukene hiljem. ma vaatan, et see kohas nagu hakkasin nagu võrdlema. sa räägid põhiväärtustest. ma ei räägi hindamisest, aga okei. väga hea, ja tegelikult on õigus. ma räägin tänasest üle ka. okei, kui jääb nagu aega, selles mõttes nagu tavaliselt meelde meil on see, et peab olema lõbus. ja see on tegelikult kõige tähtsam põhiväärtus ka. robootikaringid mingi hetk nagu tuleb raiutama mingit robotimängu, mõtled mingi projekti, aju on juba kokku jooksida. jumal eest, mind minema. käid poes ära, sa oled jääd sealt tagasi, elu poole ägedamad. ja seda tegelikult nagu lõbu asja saate teie juhendajatena nagu tiimi keemiat nagu paremaks teha. Lähete mingi hetk ekspertide juurde koos, lapsed on koos, küsivad samu küsimusi, lähme just sõna mingi kurssi kuskil on ja mis iganes. et Hiina toitu, mitte väga võtsist. Sauer on okei. Singapuri nuuritega. et näiteks väike midagi siukest nagu tiimi värki ka, et tiim kasvab kokku ja tegelikult need turniirid me näeme seda väga hästi. kas meil on robotid seal või on nagu tiim ja see on nagu äge. kaasamiskohad muidu nagu ütlemata, et näiteks võtta ka mingisuguseid, ma ei tea, küll erivajadusega lapsi, erivajadusega kahtlane sõna, aga ütleme nagu erilisemaid lapsi. mis iganes, kas ta on liikluspuudega, ta tuleb tiimi, ta võib-olla ei saa kaasa joosta teiega, ta on omadega mingisugused mehed, mida tiimile annab. on oma nägemine sellest, on oma nüansid. kõik siis nagu erilised, mis iganes lapsed, kõik annavad midagi nagu oma väikse oskusele juurde ja see annab nagu tiimile nagu selle ägeda asja, sest kui me oleme suuremad tööle ka, ma ei tea, tahaks endast leida kohe vastast, aga tore, on nagu erinevaid nägemusi ja erinevaid väljakutseid, nagu me saame nagu, mis areneme selle jooksul ja see on nagu põnev. robotitega ei viitsiks vist koos tööd teha iga päev. nii.
2019-2020 ei ole siin mitte pulli pärast pandud, vaid on sellepärast siia pandud, et see oli maailmas kõige edukam First Leveli hooaeg. Miks see oli kõige edukam? kodus tehti kõik. Ei, vastupidi. Peale seda ei olnud Covidit. 2020 oli Covid. Eestis oli ka vist üle 170 meeskonnaga. Ja, 171. See hooaeg tõenäoliselt lõpeb ära 2020 aasta kevadel. Me saime täpselt nädal enne piiranguid. Ja meil koos eelvooruga ja kus Finaali tegime ära. me saime enne piiranguid, aga me sõitsime reedel kogu tiimiga Tallinnasse finaali tegema Laura väljakule. Ja Vilipet Lauri helistas mulle öökülli tiimis, et meil on Covid on koolis sees. See oli esimene juhtum Eestis. Oli Kristiine gümnaasiumis. Et kas me tuleme meeskonnaga või ei tule. Me oli põhimõtteliselt kriisikoosolek ja mina heilasin meeldida ja siis tegin kriisikoosoleku. Otsustasime, et teeme niimoodi, et me igasugusi tule. Selles koolis põhimõtteliselt mingi peso täie rauaga seal järgmine nädala ja peale selleks see võisti tukku. Et see oli nagu, ma olen elus rääkinud meelde, kuidas meil see finaali algus oli. Ja siis me panime finaalis eraldi laua monitori peale, Kristiine gümnaasiumi poisid olid kuskil oma kodus väljakuga lendispeeglis, kes tegid oma robotimängu nagu distantsi pealt. Ja nad tegid seda Skype'is, kus delay on 30 sekundit vähemalt ja nad mitte kordagi ei seganud üksteisele vahele. Ja nad olid kõik eraldi ruumides. See oli päris äge nagu. Ühel tüübil niimoodi, et Lauri õpetajad tohti kooli ma enam sisse minna. Lauril oma võti ja läks tagaruumis sisse, võttis selle väljaku kaasa koos mudelitega, viis ühe tüübi kõrgi sellesse suurde suhkule, mis ülesse. Tulid massidega sinna. See oli pull. Nendes valgetes ülikordades. Nii hull tagasi mõelda. Inimesed läksid koju, tesosid oma krõpsupakke, nagu see oli nii hull, lihtsalt esimesed kuu aega siiamaani mõtlema. Ja ma räägin, ma sõitsime niimoodi minema, see oli 2 nädalat peale finaali ja sõitsin minema. Reaalselt see kuradi põhu, vaata, mis on see, vaata, vesterites on. See kuradi eilase rull. Läks üle teema, vaatasin niimoodi, kas nüüd on see käes. Siis on zombi kohe, see oli jõhtel apokalüptika. Aga see oli selles mõttes nagu lahe, et ütleme siis niimoodi, et paljudes riikides said finaalis isegi ära. World Festival hästi ei toimunud, suur turniiri. Kreeka pidi tegema üliägeda suure turniiri ja selleks põhimõtteliselt kukkus kokku kõike, et ei tulnud keegi. Saabki minna. Aga meil registreeris ka hooaeg rekordarv tiime, see oli Eesti üks meeskonna kokku. See oli Eesti rekord siis. Saadad palju järgmine aasta oli? 70. 68. Ja midagi sellist 68 registreeris ja kohal tuli 50, meile saatis kohale, sorry, videot saatis meile 56 tiimi äkki ja saaks siis finaali videot saatis meile veel. See oli kuskilt kõik, see oli siin laua taga siin, vaatasin videosid. Et meil oli 3 ruumi. Ja see oli päris äge. Ei olnud äge. Seda ei olnudki võimalik ju teha. Nädal aega käisid nad koolis, tegid 1 tunni ära, siis oli 2 nädalat kodus. Siis oli jälle võib-olla korra said kokku, siis oli jälle kuu aega kodus kogu seltskond. Sest ei olnud seda aega, et kokku. See oli lihtsam. Ja, see oli hull värk. Jah, siis minu arust oli, kui ma eksin, 68 registreerus Elri kool pani kohe väga pauga 12 tiimi. Üks tüüp näiteks näol vist äkki, ühe keegi tunni. Et näol tõmbas kaamerasse. Aga jah, 120, siin on 10 riiki, tegelikult nüüd on juba 120 erinevat riiki tegeleb sellega. No, Mark, kui palju riike te peast öelda? Alla 200 või? Peast riike või? Peast. Jah. Mõtlesin palju riike kokku. Aga peast on, kui seal mingi tead, et ma olen geograafiat õppinud ikka, ja ma küsisingi see kõigile, sa võid öelda vabalt, kas 110 riiki oskad öelda kõiki või? Ma ei tea, ma ei ole kunagi niimoodi proovnud. Aga fun fact on see, et me tegime Eestis 2008. Kaardi ette on siis 2018 tegime Eestis selle. Ma võtan, et selle me tänasime või see on õige. Kinni või lahti? Suva. 2018 tegime Eestis Euroopa suurturniiri, kus me kutsusime kokku siis, kuna see oli Eesti 100 valiste aega 2018. Mõtlesime, et teeme ägeda turniiri, kutsume 100 erinevat riiki ja meeskonda.
tuli kohale 98, sest mingi suvaline Ameerika, mingi Zimbabwe ei saanud viisat. Ja võib-olla ei jopesi ka, et Eestis tulla. Nii külm oli. Aga ühesõnaga 2 riiki saab kohale tulla. Tegid hea valmis ja. Ja me tegime hea valmis selle. Aga sa käisid kohal seal ju? Ja, see oli pull. Aga see oli fun fact oli see, et tahtsin võtta 100 erinevat riiki. Kas riiki või meeskonda ja meil tuli seal 98. No sa olid iganes Kanadast, Hiina, Jaapan. Ühed või siljatud, me ei ole Hiina, me oleme, mis on see? Taiwan. Jah, Taiwan, jah, mis iganes. Lipp oli ka vale välja, saime sellest mõnda päevi tõuda. Ütleme Euroopas peaaegu kõik Türgid, see oli just üritus, päris äge oli. Seal oli hea, päris palju liike erinevaid kohal. Brasiilased, mehhiklased, ma arvan, et käib, omal me lubasime kõigile, me seda loitmist tahavad. Ma sain teada, et peale Košteri on meil veel 4 erinevat asja, mida nagu mingisugused juulisugemata inimesed nagu söövad. Räägin sellest, et ahid võib olema, mis Košter on ja transpordiauto võib olema nagu Košter. Kui sa seda ei tee, me ei söö. See oli nagu päris pull ja me leidsime juudi kogukonnaks, tegime reaalselt nagu niimoodi toitud, et nii on ja siis tüübid ikka meil rahule. Ja siis rääkisime nagu seda kuskil seal seminarile ka, me käib iga aasta nagu First'i seminaridel, siis seal öeldi meile, et lollakad peast. Ütled selle, et hind on selline, toit on selline, heal juhul on nagu tavatoit ja vegetarian ja tahtsid, me tegime tavatoit, vegetarian, vegan, košer, halal ja mis üks on veel, mingisugune täiesti pekkis no. Aga ma meestest lähen, ma tegin nagu peale, mis hakkasime nagu muidsime välja ikka asjad. Siuke päris äge üritus oli. Ma ei kaua seda midagi huvitavat teada. See selleks. Päris paljud tiimega tegelikult need numbrid on jõhtud, et need on veel suuremad, võib-olla isegi COVID-it lähevad. Nii, ja sellest ma rääkisin juba, et on partnerite võrgustik. Ja seda ma korra siin mainisin, et tegelikult mina, kus on peakorraldaja, meiega jätkub robotika. Meie ülesanne on siis neid asju tõlkida, juhendajad toetada, teha koolitusi, promoda, leida raha, ei oska üldse raha leida, kui keegi tahab appi tulla selle vaadata, siis ma ootan väga abi. See on väga hea pakkumine ka. Raha leidmisele. Mis iganes, leidka raha ja aidata. Siis meie on see lüli nagu meeskondade ja segregate'i ja First'i vahel. Ja see annab meile mingi määral kohustuse osaleda igal aastal partnerkonverentsidel. Tänu sellele ma olen 2 korda Ameerikas käia, muidu poleks sinna jõudnud. Ja üldse see on nagu siuke äge. Või õnneks seda iga aasta Ameerikasse minna, sest see viisab päris kallis. Eelmast ei saanud minna, sest eelarvet ei olnud kahjuks. Pidin osalema virtuaalselt. Aga üldiselt iga aasta on Taanis partnerkonverents. Et tänu sellele me pilt ka kuskil, ma siin pildi ise oleme. Võitsin olema. Et ma olen käinud nagu mingi 5-6 korda Legolandis. Lahe. Ja Lego hotellis veel minna. Et see nagu, kui kellelgi on vähem. Ja kodus räägid lastele seda, jah? Käisime. 2 aastat tagasi käisime. Jah. Ja poega särasid iga aasta on minna. Marta käis. Marta käis enda täis oli Taani. Suva. Aga kui kellegi vähem nagu on võimalus minna oma lastega või ka ise, teadusel liit läheb nüüd Taaniga. Legolandist ei lähe, aga Lego erinevad asjad. Pildud on siuke, põhimõtteliselt on niimoodi, kestab 8, siis on välja suunud kohta, täiega peldik. Aga kui seal päev käib, siis on nagu jõhkalt rahvast. Ja seal enamus inimesel on kõik Legoga seotud midagi. Selle linn on Legoga seotud. Nende lennujaam on, tahaks öelda, et transiit on kõvasti suurem kui Eesti lennujaamale. Aga mis oleks juhtida tähelepanu sellele, et tal on olemas korralik Legoland. Kui sa natuke Lego fänne, siis see on viimane pundis kogu aeg, iga poole kõik Legoland. Sul mingi sooduskuponge sinna Legolandi? Ei ole nüüd see. Aga ja siis on kõrval on ehitatud eraldi Lego House, mis on siis ka niisugune, kui sa nagu lennukas sõidad, sa näed, on nagu suur Lego kuubika tehtud niisugune erinevas kottis kokku pandud. Hästi lahe koht. Nüüd on uus Lego campuse, Lego spetsialistid tehtud uus maja. Võtsin poja siin nagu kogemata kaasa, tapad kaarti, turvast tuli kohe, kes välja. Et väga-väga lahe.
kaasa arvatud see, et nagu mingi jäätis saab päevad läbi süüa. Ja seal on tegelikult neid muid vanasid ID house'e ja kõiki asju, et on, ütleme ühe päeva ei mitte midagi ära, et 3 päeva miinimum, et kõik kohad läbi käia. Et pull, aga raha võib olema siuke sellakotiga kaasas. Jah. Nii, kui keegi veel ei tea, siis tegelikult me oleme nagu partnerorganisatsioonis ka Lätis ja Leedus, õnneks me peame Lätis ja Moldovas. Õnneks me ei pea nagu väga palju liigutama, seal on korralik partnerid olemas. Meie asi neile siis komplektid saata ja nemad siis teevad hästi. Läti on siuke pigem nagu, ma ütlen, tiksuja või. Et meil on siiamaani umbes 36 tiimi kokku. Sellega rahul teevad rahulikult. See on nagu peamine töö. Moldova sellega parem, et Eesti või Euroopa kõige vaesem riik, aga nad kasvavad päris jõudsasti robootikaga. Lapsed kõik tasuta, sellepärast, et nad doonorid. USAID annab raha, eks Ameerika Ühendriigid tammivad päris palju raha Moldovas, siis Rootsi, Norra saakonnad tammivad Moldova arengusse raha, et neil on nagu hea lihtne praegu vastava juhugu, nii kaua kui raha tuleb. Aga miks me Moldovas oleme, keegi teab? Kõik teavad, kus Moldova asub, on ju? Juuratat ikka teab. Nad on ükskord finaalis käinud meil. Jah. Sõjakolde all on praegu, Ukraina all on Moldova. Aga mis on nagu cool ja fun fact on see, et kõik mujal seal tegemas robootikoolitust õpetajatele. See ei ole suvest ühe korra tagasi, siis kolmakalt tuli tagasi naisega. Nii et seda veel, jah, Moldova tüdruk on Eestis elab. Vähemalt üks. Et see on nagu lahe. Ma olen ütlegi neile, et nagu aitab üle tehke nagu ise. Ma ei peaks vahel olema, et komplekt tuleb nagu mulle Eestisse. Ma küsin neile, kes mingi 1500 eurot on, siis komplektid nagu neile, et võtame ära selle lüli vahelt, aga kuna neil on nagu ikkagi siuke toonal raha, ehk siis neil on lihtne, kui keegi teeb neile nagu hankes osaleb ja mina siis peaks hankes osalema ainult esene, annan neile komplekte. Nii, siis kunagi on ka see, et isegi kui see Eila naine on ju viimased 7 aastat Eestis elanud, siis tegime tegeleda selle First Egoliga asjaga, et kaudselt töötas Moldovas, siis enam ei tööta seal ka, nii et aga see selleks. Nii, hooaja ülesehitus oli kuskil kirjas ka, et siis augustis on meil avamine ametlik, tavaliselt septembri lõpus, septembris me hakkame komplekte välja saatma soovijatele. Vanas oli niimoodi, tegime juhendajad koolitus nagu praegu ja siis kõik oma komplektid, eks ainult nagu lähte koha veebile nagu samal ajal. Nüüd enam ei tegelikult ole seda vahete, et kui ma saan lastega varem juba tiimil kokku, et tahaks teha midagi. Teid ära komplekti, saadame ära. Siin vahel üks asi puudu mul, ma lubasin neile, et ma panen siin vahele või vande, on see, et ikka oktoober, mul on see, et me teeme koolituse ära, rohkem nagu tiimidega suhtle, siis iga aastal tahab teha niimoodi ka, et me vähemalt kuidagi nagu selle projekti koha pealt nagu julgustame neid tiime. Eelmine aasta alustasin sellega, tegime 2 virtuaalset seminari energeetika teemal, üks energeetika spetsialist tegi ettekande ja siis tuumaenergia spetsialist tegi ettekande tuumaenergiast eestlane. Et see aasta juba mõtlesime vaja mingeid nimesi ja teilegi üleskutse, et kui teil on selle teemaga seoses mingeid ägedaid tuttavaid, võiks olla mingid siuksed nagu lahendad tuttavad. Kõik nagu mingid Tuin Trubetski räägib meil sellel ekraani ees nagu. BFM-i kirjuta, see on ju puhas tehnoloogia, kunst ja seal on ju see filmiosakond ja. Jah, näiteks. Kui sa teavad, sul mingi tuttav on seal, äge lahe inimene. Ei, enam ei ole, nad on kõik ära lõpetama. Ei mõtle lihtsalt, aga kellega mingi tuttav, siis tahab julgelt teada. Et jaa, sellised filmikunsti ja teatriga seotud inimesi, ei pea näitleja olema, näitleja ülesanne nagu näidelda. Aga mingid, ma ei tea, stage manager'id või mis iganes asjad, et me ägeda nagu räägid oma tööst ja me saame teada nagu lapsed küsida küsimusi. Viljandis on ju, akadeemias on ju eraldi osakond, et butafoori ehitajad, kes on ju hädas sellega, et neil inimesed tulevad sisse, aga ei oska tehnoloogiat. 3D prindivad seal oma neid stage asju ja ehitavad ja. Renno on õppejõud neile. Noh, et seal võiks ka päris laheda mingi info saada, see on ju väga siuke kunst ja. Varma kirjas on nii, eks me ütleme mingi siukest ägedat kontakte, tahaks teha mingi 2-3 seminari, võttagi, üks nimest me võtame H-kettusest eksponaatide meistri, võib-olla leiutaja enda isegi, et räägi oma tööst, mis sa teed, kus sa ideed tulevad, mida kasutab, lapsed küsida küsimusi, tahaks virtuaalselt nagu niisuguseid kokkusaamisi teha see aasta veel.
tahaks, teeme, peame tegema, muidu on halvasti. Siis jaanuari-veebruar on meil siis kvalifikatsiooniturniirid. Tavaliselt on need Tartus, Tallinnas. Tippaar oli meil 6 erinevat kvalifikatsiooni. Käisime Saaremaal, Haapsalus, Tallinn, Tartu, Rakke. Seal kandis ja siis oli Parksaka pool, 6 erinevat kohta. Päris hull logistika oli, aga tegelikult äge. Välismaal tehakse niimoodi, et kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis First Scandinavia, kes tegeleb siis Rootsi, Norra, Taani ja äkki Island ka. Fäärisaared. Ja tegeleb, neil on kuskil 800 meeskonda kokku, meil on 48 erinevat turniiri eelvoor. Ja mis on meil nagu, mis meil on nagu õigesti, siis meil on nagu see, et mina olen robelemad, kõik nad ära korraldada. Neil on nagu asi õigesti niimoodi, et nemad on peaorganisaator, nad teevad finaali. Kõik 48 partnerid on erinevates kohtades laiali, annavad neile materjalid, teevad koolitused. Olen ise käinud koos endaga Tallinnas kunagi joomas, et odavam oli teha Tallinnas suur hotellis teha mingi korralik üritus kõikide õhtusöökidega, kui teha Oslos mingisugune partneri kohtumine. Ja meil on 8 partnerina, kui teised tegema. Ja siis me saame nende liikmete koos juua. Et oli see ikka päris meeldev üritus. Loomulikult limonaid on, et kõigil on selge. Kes on nii poole ööni, kõik meil muunad käisime läbi. aga jaa, neil on seda erinevad partnerid ja nad olid finantsiliselt minu arust ei toeta neid partnereid peale selle, et komplektid annavad nagu temade. Nii tiimi maksab kinni, aga üldiselt kõik turniirid on pead ise hakkama saama. See on pull. Eestis me oleme nagu üritanud seda teha. Nii, jaa, et siis kõik kohad ise leidma, hindad ise leidma, kõik asjad, et see on nagu äge. Ja see on täiesti loogiline, mõistan siit turniiri, mis näiteks mõnel turniiril on, Oslos on kuskil 60 tiimi korraga, teine turniir, kus on 20 tiimi, kuskil täiesti üleval Venemaa piir on, seal piiri ääres üks ütles, et niimoodi, et meil on linn on siin, saab äkki mingi lahti vahele, niimoodi, et üle selle on nagu Vene sõjalaevune. Me enam seal nagu, et on päris äge, kui käib. Et see on huvitav. Et jah. Nii, meil seda ei ole, aga tahtsin öelda, et meil kohalik korraldab tegelikult lahed, et nemad võtsid samamoodi oma hindajaid. Finants tuleb küll nagu rohkem meie poolt, aga põhimõtteliselt oleme teinud 6 erinevat üritust, nagu päris äge. Nii. Ja siis tavaliselt märtsis on meil finaal, et siis igast eelvoorust me tahame lasta edasi vähemalt 25% osalejaid. Aga see oleme sellest, et kus me finaali teeme ja võib-olla võib nii olla, et mõnest eelvoorust on rohkem edasi, teisest vähem ja kuidas kunagi. Siis ja siis on võimalus tegelikult tiimidega ühineda ka erinevate turniiridega maailmas. Eestis tavaliselt valib ühe turniiri, kuhu me tahame saata Eesti meistri, kui me finants lubame. Toetame seda meistriks minekut. Tavaliselt on saanud Euroopas, aga kuna viimasel ajal Euroopas ei ole ühtegi suur turniiri olnud, kõige lähemal oli Liibanonis, siis Liibanon ei ole Euroopas. Korra mõtlema. Siis kõige lähemal oli Liibanonis viimane turniir toimus, siis me saaksime sinna tiimi. Aga muidu on võimalik tegelikult see, et aprillis on World Festival. Et kui tunnete, et tahaks oma tiimiga minna välismaale, leida ise seda raha, siis me Eestil on olemas mõned piletid. Kui turniire on kokku, ütleme välismaa turniire mingi 8-9, siis tehakse seal tuimalt niimoodi, et turniiri kohale võib öelda, et me tahame võtta, näiteks Ameerikas mingi 4 turniiri. Tahame võtta just pooled tiimid Ameerikast, pooled välismaalt, väljaspool Ameerika. Ja siis tehakse see, et tuleb kõik need turniirid kokku, kõik kohad kokku ja loositakse tuimalt välja. Ehk siis Norras on selles kõrgstine leebe 800 meeskonda, seal loositakse neid 2 piletit. Eestil on näiteks 100 meeskonda, meil on 2 piletit. Ja loosib annaks välja, kus turniiril me osaleda saame. Ma võtan selle turniiri koha vastu või ei võta, seda meie enda teha, aga põhimõtteliselt ma pean ilmselt ära ütlema, et meie tiim tuleb, kui meie tiim ei tule. Selle turniir on peas ei teada, kus see on. Aga ma tean suurt 100%, et Brasiilia korraldab kindlasti, Austraalia kindlasti. Brasiilia teeb augustis, Austraalia teeb juulikuus. Ameerikas on First Festival ja mingi pudinet on kuskil veel kindlasti. Nii.
kvalifikatsioon ühepäevane, 3 rootmängu vooru, ei ole kõik järjest, saate vahepeal harjutada, loen punktid kokku ja pannakse voorud kirja, parim voor läheb teil on tabelisse. Kui on mõne tiimil maha palju voorupunkte, siis läheb nagu eelmise, valemuselt teise vooru tulemus ja nii edasi, et sellega tuleks nagu meil mingi ranking. Hindamine on seal kvalifikatsioon ja finaal täpselt samasugused, midagi ei ole nagu erinevat, täie rahastate hinnatud robotmängu tehtud, avamine lõputseremoonia ja nii edasi. Ja kui keegi kardab valimuusikat, siis kõlatropid kaasa, et ma saan seda filmi. Nii, ja finaal on tavaliselt 2-päevane, olen võimalustest, üldiselt olen 2-päevase teinud, õhtul on sõltu, siis need tiimid saavad ise nagu esitada mingeid ägedaid enda kodukoha mingeid näiteid, teevad tantsu palli. Et kõik on nagu selline lõbus, et nad ühineksid, mis see United sõna on nagu teiste tiimidega. Lõimuks teiste tiimidega, jaa. Ja kui on raha veel rohkem meil, siis me oleme mõnikord teinud ka meeskonna boksi seintega ja meeskond tuleb, saab ära kaugistada oma kodukoha järgi selle. Aga kuna see on nagu väga kallis lõbu, siis me oleme viimasel piirdunud sellega, et sul on oma laud, saab oma laua ümber saada kaugistada. Ja siis saab nagu näidata, et tiim tuleb küsida, kui on mis idee välja, mis projekt räägid sellest. Hästi palju on sellised projektiga seotud nagu prototüüp, näiteid, eksperte kaasatud ja nii edasi. Ja siuke asi. Aeglik oli maru kiiresti, aga mis seal ikka. Nii, robotmängu koha pealt siis. Ettevalmis aegas suva. Tähtis on see, et matsi kestab 2,5 minutit. Ehk siis panen kella käima niimoodi, et first Lego League kellad käima. 2,5 minutit jookseb. Ja läheb aeg kinni ja loome punktid kokku. Selle ajal saab nagu lahendada missioone. Robot ei pea ainult sõitma üksi. Saate paadista või seal kodulasse nagu mudida ja uuesti käima panna. See tegis natuke hiljem. Aga üldiselt on 2 võistkonda võistlevad korraga. Ma siin pilt oli ka kuskil. Ei olnud. Kuskil oli. 2 võistkonda korraga peegeldatud väljakute peal, aga äkki me kogume punkte ainult endale. Platsi ääres korraga nüüd juba teist aastat, jah. Näen, et sul on Spike Essential seal välja toodud, kas mul esituses võib olla mitu aju ka või? Ei. Kurat. Ehk siis jaa, aga lähme järjest. 4 tehnikut on väljaka ääres kuni 4. Ehk siis reegel on see, et kui mul on tiimis vähemalt 2 liiget, siis mul on 1 liige olema ühel pool väljakut ja teine teisel pool. Kui mul on 3 liiget, siis 2 ühel pool, 1 teisel pool ja nii edasi. Aga kui mul üle 4 tehnikus võib olema vähemalt 4 mul laua ääres, ehk 2 ja 2. Aga nad võivad vahetada? Omavahel mitte. Omavahel mitte, aga kui sul on rohkem tehnikuid, siis nad võivad nagu niimoodi vahetada. Aga mitte nii. Jah. Siis kõik missioonid, mis väljakul on seotud teemaga ja seda nagu 100%. Ehk kui me räägime, toome siin mingi missiooni, et me oleme kaunis kunstide, siin on mingisugune kontsert käimas, ehk siis ongi, ma hakkan mõtlema, et millest me teha millest ma nagu idee teha või projekti, siin ma kohe leian juba mingisugune näiteid, et kuidas midagi teha. Erinevalt nende missioonide juures ja missiooni kirjelduses on kirjas enam-vähem, et kuhu nagu lapsi suunab selle missiooniga. Ja siis mis komplekt kasutada võib, on siis Spike Prime, kirjas on ka Spike Essential, aga seal on väike nüanss selle koha pealt, kuidas Spike Essential käima panna, et see on nagu vähe kahtlane. Aga mõeldes seda, et ilmselt Spike Essential on nagu mingid Android juppe või, ma ei tea, vaatame. E3NXT-RCX, kui tegelikult on First Lego League, siis kõik jupped peavad olema Legos, originaal Lego jupid, ise konda riitada ei tohi. Kui ma pole kindlad, siis teie peate meile kindlaks tegema, et see on Lego juppe. Et jah. Ja tarkvara on selles vaba, et võite programmeerida seda, mida iganes tahate, aga tähtsam see, et robot on autonoomne. Et ma ei saa panna kuskilt nagu robotist seda käima, või tegelikult arvutist käima seda. Meeskonna näeb ette, et on siis erinevad materjalid, on eeskätt tõlgitud siis kõigepealt missioonimudelid või ehitusjuhendeid, leiate kunagi kuskilt, kus siis missiooni mudeli kokku panna. Üks asi, mis ma ära mainin kõigil on see, et kui seal on need kilekotid sees, siis ärge enne neid kilekotte ära visake, kui see missiooni mudelid on koos. Iga kord on tiimel sellist mulle, et kuule, mul on mingi jupp puudu. Võib-olla neid kotte, kus on jupp puudu, aga tihti peal on see, et see on nagu kõik asjad välja ära ja mingi väike strateegiline jupp, mis on koti nurka. Et ärge nüüd ära visake, kui missiooni mudelid on koos
ja siis võid ära minna või veendub kohe, et see kott on täiesti tühi. siis on olemas teaduse töövihik, mis on mõeldud siis õpilastele ja seal on kirjas üldse kõik projekti kohta, kuidas neid asju teha, millele tähelepanu pöörata, mis robotiga teha, kuidas robotit programmeerida, kõik need teadustöövihik kirjas ja õpetaja on mõeldud meeskonna kohtumist abimees, mis annab siis selle juhise, kuidas seda teadustöövihikut ja neid sessioone õpilastel läbi viia. Neid ei pea järgima. Kui sa tunned, et nagu see on liiga ära tõmmatud teema, vaid ära võtta sealt. Et mõtle, ütleme algatada see, et ma tulen nagu sihuke tavane õpetaja, mõtle, et nüüd peaks tegema midagi. Aga ma ei tea, kust alustada, siis seal on kohe, sul on materjal kõik olemas, tunni kaupa, tee seda, tee seda, tee seda. Kui te olete juba siin kogenud juhendajad, näiteks nagu Janno, siis ma arvan, et sa ei vaata üldse neid meeskonna abimehe, et sa pead tulima seal, tehke nii ja tuleb ikka vahele kõik hästi või on siis toimuda. Et ma tahan algajal nagu snitti, kuidas mingi asju teha, aga saate väga kiiresti aru, et see on mõeldud Ameerikasse, kus nagu kõik on robotid, teeme midagi. Ja õpetajad on sellised nagu, ma ei tea, mõtled käpitud, aga nagu siuksed, et nagu, kui ma ei ole ette antud asja, ma ei tee. Ja siis on robot nagu reaalne raamat, kus on reaalselt siis kirjas kõik missiooni ülesehitused, kuidas missioone külge panna siia, mis on olnud seadistused, mis on reeglid, mida robotiga teha tohi, mida robotiga teha ei tohi, mida neid kasutada ja tohi kasutada ja nii edasi. Ja siis tegelikult leiab erinevaid videosid asju veel nii Firsti lehel kui ka meie YouTube'i lehel ja nii edasi. Ja siin on näha siis eelmine aasta väljakut. 2 tükki on täiendatud ja siin on meil vabatahtlikud. Korralisel veel. Nii. Hindamise koha peal siis hinnatakse 3 osa. Innovatsiooniprojekt, robotdisain, põhiväärtused. Tuleb meeles pidada, hindad on vabatahtlikud. Ehk siis ei saa eeldada, et kõik on eksperdid. On olemas nii algajaid kui veterane. Veljamäe küll suurem veteran. Nii juhendaja, hindaja kui korraldajana. Siis, ja see ei ole, et on erinevate elualadelt, et me ei saa nõuda, et kui meil on energeetika teemas, kõik on eksperdid energeetika teemaga seotud. Ehk siis seda peaks õpilased teadma. Kui lendab mingi hullu asjaga laivi, siis me hindale teame, et on seletage neile. Või on vastupidi, mingi jõhker ekspert, 1 aasta oli, tulid mingisuguse tarkvara mingi jupiga välja, et me teeme üks asja, aga see ütles, et ei, siin ei saa teha. Laps nagu vaatasid, et ma olin kõrval, aga konstruktiivsed ei tea. Aga seda tuleb siis teada. Siis on tervitus. Väga õige. On üks siis siuke sessioon, läheb ruumi sisse, on 30 minutit seal hindamissessioonil. Mida teed tütar lapse? Ta teada, et on vahel paik õige. Nii. Läks õnneks või sõnale? Läks õnneks või? Nii. Keegi saab poti seest juurde. Ma arvan, ikka peab iga päev midagi nagu üllatama. See on see projekt, jah? See hindamissessioon. Ei, see ei ole projekt, see on nagu kõik kokku. No niimoodi tuleb kokku. No siin on tegelikult võib-olla parem nagu see ja niimoodi, jah. Ehk siis tule sisse 2 minutit aega, paneme asjad kokku. Arvuti ära projektoriga, mis iganes. Või saanud sul aega 5 minuti ettekanne, samal ajal keevistada seda, nagu seda tiimi. Sealt ettekande ära, ette on juurde demonstreerima tuvastamist, selle probleemi, lahendust, jagamist. Siis peale seda on 5 minutit küsimusi, projekti spetsiifilisi küsimusi, mis nagu võib-olla ehitust välja ei tulnud. Siis vaadatakse seda, kas see ehitus välja nägi nagu. Et noh, saab ka teha PowerPointi ehitust, aga ägedasti, aga ei pea. Siis järgmisena on disaini osa, kus tuleb tutvustama robotit siis, kas seda siis, kui meil on võimalus, me paneme väljakute hindamisruumi, ja ei pea see olema seal, aga üldse me oleme pannud, aga võite arvata, mõelge niipidi, et ei pruugi olla seda väljakut seal, eks te peate suutma oma roboti ja koodi meile maha müüa ilma väljakuta. Aga kindlasti peab see näitama robotit, programmi koodi, oskama seletada, miks ma tegin seda niimoodi, mis on meie strateegia, miks ma seda nii palju punkte saan, miks ma valisin need missioonid, mis Android ma kasutan, mis programmi ma kasutan ja nii edasi. Üldine asi oma roboti kohta, et te peate oma roboti maha müüa ja tõestama ära, et teie tegite seda roboti ja see on maailma parim robot. Ja siis ma küsin küsimusi. Ja viimane asi on siis põhiväärtuste osa, kus me võime teha meeskonna töö ülesande.
see on mingi suvaline ülesanne, ütlen teile, et ma ei tea, tõmmake kõik see kukerpalli onju. Ja siis vaatame, kas tegelikult teevad seda või. Tähtis ei ole nagu tulem. Veel ma ütlen seda, tähtis pole tulemus. Lastele ka öelge. Aga vaid see protsess on. Eks me näeme siis enam-vähem. Saame nagu arvata seda, et kas tiimil on mingi liider, kas see liider nagu on ka liidri rolliga, palju seda kuulavad, kas kõik on kaasatavad või on see, et tulge siia kõik teile seda asja. Sina, Triinu, saame tule praegu. Saab mõtet liiga neid. Seda me tahame näha. Ja me tahame niimoodi, et Triinu, ma jääks. Ärge jääks üksi, tule siia, teeme koos. Et see on kõike seda. Sul on diivani peal, sul on oma privaatdiivan olemas, kui tahad. Ja aru ka minna. Et siukest meeste ülesanne. Võimalik me ei pruugi teha seda, vaid lihtsalt küsime meeskonna kohta. Et mis te koos teinud olete, kus käinud olete, mis huvitav tegite. Küsin kohe ära, et kuule, mis seda tüübi nimi on. Kõik ütleb, ma ei tea, see pandi loomulikult kaasa. See on väga hea meeskond. Et ja siis anname tagasisidet kogu protsessi kohta. Mitte ainult meeskonna töö või selle nagu põhiväärtus kohta, vaid ma annan kogu protsessi kohta ja veel viimast tagasisidet. Ja võib-olla küsime midagi juurde. Mõni küsib ka seda, kas juhendaja võib minna sellest hindamissektsiooni kaasa. Siis see on teie teha. Me julgustame mitte kaasa minema, sest et kui juhendaja on kaasas, jah. Üks kommentaar. Kommenteeri. Tavaliselt, kui meie oleme nagu minu hindamisruumis, me teeme niimoodi, et kui tahetaks tulla, siis lapsed ütlevad. Jah, täpselt. Eks lapsed ise vaata kokku mõelda, kas te... Mis on ka olnud nii, et lapsed ise lindistavad selle. Ja samas, et ma tean, et see segab tegelikult lapsi. Tavaliselt me toimegi oma kohvi samal ajal, kui nende tiim on sees. Et me on tavaliselt kohtumasin kaalis, kui tunnete, et lapsed on hindamisruumis siia, ilma närvida, tulge meie kohvi jooma. Ja see töötab. Ja, sest tüüpiline on see, et on selle PowerPointi ees, nemad räägivad, siis küsitakse, et mis ekspertides käisite, vaatad niimoodi selle juhendi otsa. Ütleme nii ära, et me käisime Janna juures, nagu ta oli ekspert ja siis vaatad juhendi otsa, et oli nii või, siis juhendi nagu mingit. Et noh, me saame aru, et ühtepidi, mõnel on vaja seda, tal on vaja seda sidet, et teab, et tal on see juhenda seal ja ta ei pöörduks tähelepanu, aga teistel on see, et kontrollivad, et see on õige. Ja kõige hullem variant on see, kui nagu lapsed on nagu, et no ma ei tea, sest arvab püsti, no käisime seal ja tegime seda ja ühe juhenda ma võtsin niimoodi, töösin välja ruumist, et aitab küll. Ma ei saanud aru, et aga lapsed on rääkinud seda, tegelikult käisime, kus nad õpivad seda, peale aru saama. Et on ka siuksed juhtumid olnud. Ja tuli pärast mulle ütlema, et kuule, ma kuulsin, laps on mul seda ei ütlema, tegime teil ju seda asja ka, väga hea, aga nad ei õpi sellest, kui sa ütled ette mulle. Et siuke asi, pigem ärge minge kaasa. Aga no ühemõtteliselt rääkige lastega järgmised tavaliselt kaasa või mitte. Siis meie osutame ka hindamismaatrikseid hindamise juures. Erinevate asjade kohta oma hindamismaatrikse, need on avalikud. Ehk siis lapsed teavad, et kui me midagi ütleme sealt, me teame, et me teeme hindamismaatrikseid, panen märkused sinna. Aga te võite näidata seda koos arvutusel läbi, mida enam hindamise nagu vaadatakse, mida tähelepanu vaadatakse. Ja kas meie esitlusi on enam-vähem siuke, et hindajad saavad oma info seal kätte. Mida me ei taha hindajate näha on see, et lapsed tulevad ja hakkavad mul rääkima niimoodi esitluse juures. Kõigepealt ma avastasin seda, meie innovatsioon on see, kaasamine oli see ja lõpuks me tegime seda nagu. Et see nagu, me põhimõtteliselt kuulame neid ja paneme maatriks nagu täidet. Et see on nagu sealt kuni nagu, mitte robotitena, aga nagu reaalselt välja tulema nagu need asjad. Et need robotid me oleme näinud. Me saame küll punkt ära panna, aga need on meie robotid ja nagu see ei ole kõige parem variant. Kui keegi ei leia neid üles, ehk need Eesti veebilehed, siis andke mulle teada, siis ma saan teile suunamised, kus, kes, mis. No see on siuke asi, mida võib lastega juurde vaadata, et enam on nagu öeldagi, et nad vaatavad umbes neid asju, kas nad saavad aru kõigest nagu, et kas me oleme siuksed. Siis mida tuleb veel meeles pidada, on see, et hindamine käib kogu turniiri vältel. Väga lihtne näide on see, et tiim tuleb sisse, üliäge tiim on hindamisruumis, nii uksest välja läheb, uks pole kinni pannud, üks pool vastu pead. Sest nagu me ei vaata seda, et see ei ole põhiväärtusele vastav, et me üksteist kakleme ja turniiri ajal mingi hull möll käib, jooksevad ringi, teised tiimid otsa, mingi lõhuvad teist asju. Me näeme seda ja meil tulevad kõik vabatahtlikud, kaasa arvatud harjutusväljakute kõrval. Veljan on tavaliselt spioon vabatahtlik, kes käib ringi, teeb fotosid. See kogu info jookseb minuni kui hindajate nõustajani ja mina ja kõik vabalikud saavad tegelikult võtta meie süsteemi kätte, valida tiimi. Meil on mis on viimane tiim oli? Puhjad. Jah. Puhjakad. No lihtne, puhjakad. Vaatavad, puhjakad. Näed, võid laua ääres, üks tiim
pidi minema ära ja koristanud oma laud ära peale harjutusväljakut. Puhjakad läksid, panid asjad korda. Nii, valid puhjakad, seal on kaks, üks on niisugune, valid üks näpu, kirjutab kommentaari. Puhjakad koristasid väljaku ära, ka teised liiga väljaku ära. Ja see on nende jaoks kiitus. Ja mina lõpus me hakkame tegema, valima neid parimaid tiime välja ja ma näen, et hindamise ruumid on käinud tiim põhiväärtus on päris kõrgele. Aga mul on kuskil 2 kommentaari, et ei teinud seda, või seal käis halvasti, ma saan enda hinnat alla poole tõsta. Ja vastupidi, puhjakatel on nagu suurem, panema tulemuse, mis nagu märkides ära. Ja hindad peavad, et okei, kui me jääme 2 vahele, kelle vahel valida, siis puhjakad tegid midagi ekstra ja nad saavad nagu seda, me jälgime neid asju. Ja töö tähtsam seega, et õpilased teevad kogu töö, eriti turniiril. Ja see ei tehta ainult juhendajate kohta, vaid ka lastevanemate kohta. Olen näinud turniiri, kus käib ööl harjutusväljaku juures, vaatab mingi ema mõnda pingisel, et võtab ise robot, kuule ees, meil on aega vähe, ise põllama, nagu mis asja. Et kui see laps siis õpib nagu, või lihtne näide, kõige lihtne näide nagu see, et robot tuleb välja ära, peagi on siin, tuleb seda mööda ära siin, siis juhendaja on siin kõrval niimoodi, pane 2,5. Selle pöörlemiseks, tuleb uuesti, ei, pane 2,8. Laps ise näeb, et see oli vähe, pane juurde, siis näeb. Suuna teda küsi, kuule nii, näeb. Ma tean teid, te olete tublid juhendajad. Et näeb, sa jõudsid praegu siia, mudel on siin, mis sa nüüd tegema pead? Siis ta mõtleb, ma olen siis veits juurde, ma olen siis juurde. Sa ei pea ette ütlema, et pane 2,8. Või siis on see, et tulle eest ära, võtta arvutab ise tegema, et ma ei taha seda näha. Et see viimane lause on kõige tähtsam, et pead aru saama, et samad õpilased, on esimese aasta õpilased ka, siis tegelikult nagu suunamisel ja nagu juhendamisel see on nagu natuke rohkem lubatud. Aga pead sellest aru saama, et see, kui palju need õpilased selle hooaja jooksul, on täpselt see, et aru ütleb. Nad saavutavad ise, nad põrduvad ise, nad saavad ise paremaks, et see on nagu tähtis. Ja hindamine subjektiivne. Süsteem on umbes niimoodi, et meil hindamispaneelid, me igast hindamispaneelid valime oma parimad välja, teeme oma rankingu, saame neid tõsta, langestada. Saab kõik kokku, seal tuleb mingid rankingud, ehk siis nagu tahan pingeread. Ja siis lõpuks tuleb ka hääletus, et kes on neid meister, kes selle kalikas. Et see on siuke päris suur protsess. Ja mille nimel kõike seda teeme siis? Selle nimel, et Priit Pensa saaks oma uue karika. Ja see on pildi peal on. Priit peaks varsti jõudma ka. Tegeme selle nimel, et laps õpiksid. See karik maksab reaalselt 200 €. Ei ole asi, mille pärast on kahtlema minna. Ja mängid mõisa peale. See on juba uhkuse asi mõne. Jaa, ei, see on uhkuse asi. Ma mäletan esimesed 4-5 aastat, siis oli eluunistus lastele, et saaks ühegi karika. Tule läbi kaua aega, lõpeta ära. Sa olid päris uhkuse karika. Jah, ma mõtlesin Paluvera. Tegelikult ega ei ole, nüüd on 10. hooaeg ja siis selle tiimiga, mis see on 6 aastat olnud. No see, mis see kombikat on. Liina näiteks sai vist esimene aasta kohe karika. See on eri. No karikas. Jah. Et jaa. See oli super. No võtta. Ehk siis õpime, see on nii tähtsam. Kõik saavad medalid, see on nagu tähtis. Et ei pea ütlema vastane, et kõik saavad medalid. Ja ütleks selle, kui te olete kõik asjad just ära, nii nagu kokku leppisime. Mina olen diplomid ütlenud alati, et kõik saavad diplomid. Ja diplomid medalid. Aga see on see, et mitte see, et kui tulevad kaasa, looming kaasa, see on ka medali. Muidugi me anname, aga ei pea siis kohe ütlema neile. Parimad saavad karikad, veel paremad saavad edasi finaali. Sellega see tuli välja, et nagu Tiina ütles, see oli erikarika. Me võime anda erikarikaid ka, aga see ongi sihukese asja eest, mis ongi nende jaoks mingi eriline asi. Aga selleks, et saada edasi finaali, tuleb kõik 4 alal nagu üsna kõrgelt pingereas. Ja mõni saab Eesti meistriks ja mõne saada meist minema välja ka. Mitte sellest välja, vaid nagu annan võimalus minna. Nii. Ja kõik meeste liikmed saavad juhendajad saavad medali. Tähendab seda, et tihti on see, et juhendaja on seal nagu, et nukrab turgas, et mingist tolga medali täna. Ei, tuli kaasa saate ka. Priit Pensa, näed, undist rääkisime. Võtte 2023 olema. Nii, ja see ka, kui te teate, et on kõige parem sellel asjal nagu, me oleme kõige parem robote, ja te ei saanud karikata, siis ärge muretsege, lõputab meid. Aga võib-olla kõige parem teist. Nii, lähme edasi.
põhiaured siis. koolitusega tegeleda. tegelen. Ma just näitasin seda pilti siin. Tuli karika järgi või? Ehk siis põhikarikad siis Eesti meister Robert Mängus saab karika. Robert Mängus kõik asi, mida ei saa subjektiivselt hinnata, aga seal on punktid. Kõige rohkem, kes sai punkte, saab see karika endale. Ja me tahame tavaliselt nii teha, et üks tiim ei saa rohkem kui 2 karikat. Kui ongi mingi tiimil on kõige parem projekt, kõige parem disain, mingi asi veel on väga hea. Suure tõenäoliselt saab meistrit. Aga meil on niimoodi, ma olen meistri talle, tegelikult kõige parem iga pool on, ma olen veel nagu selle kõik 4-5 karikat ei taha seda teha. Isegi kui ta on nagu väärt seda, ma arvan, et mis oleks nagu nendest 4 aastast kõige parem talle, anname selle ja mida rohkem on karikad aial, seda rohkem nagu me teame, et need tiimid nagu saavad ka üks nagu ja enesekindlust juurde. Tavaliselt on roboti mängus ja siis on selle peakarikas. Jah, võib juhtuda. Aga üldiselt ei lähe väga tähti. Aga võib juhtuda, jah. Ja siis on erineva erikarikad ka meil mõned sponsoriteks seotud, mõned on seotud erineva hooaega, näiteks teaduskooli karika paneme sellele, kelle projektil ei ole nagu tervikuna nagu kõige parem idee või siuke nagu võib-olla uurimistöö nagu äge nagu, et ma olen näiteks mingi teaduskooli karika ja nii edasi. Oleme ka juhendajad karikatega, nagu on ka juhendajale, kui me näeme, et see juhendaja nagu eriti äge. Ta on nagu siuke, ongi lastel nagu siuke mentor, oleme seda karikat välja andnud. Edasi pääsemine karikate tähtis osa on see, et kõik meeskonna liikmed peavad osalema. Ehk ei ole see, et nad tegid roboti mängu, nad on seal, me läheme teeme projekti ära. Ei, kogu tiim käib kaasas ja jäävad kõik koos. See on tähtis. Eeriku reeglid käib tema sobivalt, täiskasvanud sekkumine ei ole lubatud ja edasi. Ja viimane asi on see, et mind ennast saab tulli kotti, kas teie nagu aitate oma juhendajad kaasa või lapsevanemad aitavad kaasa. Palju, ja sina, teie lapsed ei arene nii palju, kui võiks. Aga teised juhendajad need küsivad, kuule, mis toimub? Triinus on mingi liiga palju, et mööda pool meeskonna juurde, toimub. Seal on see lubatud või? Ja siis ma hakkan aru andma, aga ma ei taha aru andma, sest ma olen ikka Triinu olnud, et kuule, lähme käime ära murele, aga olen rääkinud. Triinuga pole seda juhtunud muidugi, aga on inimesi, kellega seda juhtunud on. Olen viinud keldrisse inimesi rääkinud ja tulevad tagasi veits värisevad ja siis on pärast korralikud. Ja päris ausalt on juhtunud tõsiselt. Ühe korra viisin lauluväljakul ühe selle juhendaja trepi alla. Ei ennast ära küll. Rohkem ei olnud laua ääres. Et seda on teinud. Aga see kõik sõbralikult loomulikult. Et jah. Teised lapsed ka ei näevad, et miks tal juhend on mingi arvuti käes on. Või juhtub arvuti katti läinud, on, et ta läheb teeb seda arvutiga nagu tal aitab, aga ta ei programmeeri. Siis on see, kui võtate kellegi vabadrektori juurde, et vaata, mul oleks arvuti katti, ei teeks mingeid küsimusi kellegi. Kõige lihtsam pingu võtta, et ma olin küll tööl teisel päeval, et ma olen möller ringi. Nii, kokkuvõte siis. 10 last, koostööd osad, edasi pääsemine. Võib-olla salomine ei ole kõige tähtsam, aga põhimõtteliselt õigus tulla kõikidesse eelvooludesse. Põhimõtteliselt me ruumi on seal, aga selleks, et edasi pääseda või auhinda saada, on teil ainult võimalus esimese eelvoorud seda teha. Meil ei tekkis olukorda, kus ma ei pääsenud edasi, ei lähe teise eelvoorud üldse parem olla, seal on vähem liikmeid ka, me saame edasi, siis me ei saa seda lasta. On nii olnud? On. Ühe korra tegime selle pea ka, et vist isegi lasime edasi, aga siis me tulid päris suur pahandus sellest, et vaatasime globaalseid standardeid, mis on kuskil kirjas ja siis ütlesime, et tegelikult nii ei tohi. Veebileht.tegalik.ee on landing page, seal on 3 erinevat asja, kuhu saab minna. Aga ei ole infot seal, üldse minge, ei ole hullu. Aga peaks tulema kõik hooaja spetsiifilised materjalid. Kui te näete, ei leia midagi, siis võite mul kirjutada, helistada. EFL infosüsteem, kus saab tellida väljakult omale. Ja saab meeskonna registreerida, tulevad turniirid, asjad, värgid, hindamislehed tulevad sinna peale turniiri. Ja meil on olemas oma Facebookile. Võite üldiselt laikida neid. Kas need on aktiivsed ka või nad on varjusurmas? Mõlemad. Eile me terve tavaliselt eesõit mõtlesime, kuidas seda varjusurma teha nagu väikse valguse surma. Et jah, tegeleme.